See on Venemaa kubermangulinn Tallinn 20. sajandi alguses. Äsjase rahvaloenduse andmeil olid linna 64 000 elanikust 2/3 eestlased. Ülejäänud vähemused võrdselt venelased ja sakslased. Vaatamata sellele, et Eesti kuulus juba paarsada aastat Venemaa alla, et 1883. aastast oli ametlikuks keeleks tunnistatud vene keel ja raeisade asemele valitud Tallinna linnavalitsus, jäi võim Tallinnas endiselt väikese sakslaste kildkonna kätte, kes linna asju harjumuspäraselt perekondlikul viisil ajasid. Nende koos või tööl käimine oli nii, et nad olid kokku ära valitud, siis pool aastat valitsesid ja siis jälle vahetasid ja siis teised pool aastat, nii kaua kui osad siis raha teenisid. Volikogus sellist võimalust ei ole, et meie valdavalt ikkagi käime koos 3 aastat järjest, nii nagu valimiste ajal on paika pandud, kuigi ka meil on liikumisi. Uue Vene linnaseaduse järgi peeti esimesed Tallinna volikogu valimised 1877. aasta 22. detsembril. Kuigi alllinna ja Toompea eraldatus kaotati, oli valimisõigus ainult kinnisvara omanikel ja kaupmeestel, kes vaatasid linnale kui suguvõsa varandusele, mida siis omadele välja jagati. 20. sajandil ei saanud Eesti rahvustunne sellega ometi leppida. Eestlastel loomulikult oli väga raske sellel sotsiaalsel redelil tõusta, sakslaste käest olid võim ja vara, aga tasapisi eestlaste jõud suurenes. Nad kõigepealt nagu maalt tulles rajasid mingid kinnistud endale siis eeslinnadesse ja tasapisi trügisid linna südame poole. Täpsustagem mõisteid. Siit, kus praegu asub Viru väljak oma uue keskusega, algas veel 20. sajandi saabudeski roheline eeslinn, kus sakste suvilate kõrval ka lehmi sigu peeti ja kanakarja kaagutamise saatel ärgati. Rahvusliku ärkamise innustajaks sai ta ka värskelt loodud Konstantin Pätsi ajaleht Teataja, samuti eestlaste seltsid Kalev, Estonia, Lootus, ka Linda. Kuigi Jaan Poska võrdes Estoniat ja Lootust rohkem alevi voorimeeste kõrtsidega. Siin Vana-Viru tänaval elas 20. sajandi alguses ka advokaadi abi Konstantin Päts, kelle tema Tartu sõber Gabriel oli sokutunud oma venna advokaat Jaan Poska juurde abiks. Ta jagas korteri siin Vana-Viru tänaval 2 advokaadiga, Tõnis Jürise ja Ferdinand Karlssoniga. Muide, Karlssoniga on üks huvitav detail. 1906. aastal valiti ta linnapeaks, aga kuberner ei kinnitanud, sest ta olevat kunagi
kubernerile esimesena kätte andnud. Olulist rolli mängisid juristid. No näiteks Poska, kes oskas siis suunata eestlasi vaestelaste kohtu hooldajateks ja sellega said siis need Eesti hakkajad mehed endale valimisõiguse. Selles majas pikk tänab 49 elas Eesti iseseisvusliikumise väljapaistev tegelane, advokaat Jaan Poska koos oma noore naise ja 2 õega. On teada, et kõik tema aknalauad olid paksud kohtupaberid täis, kõik segi ja seal vahel ta siis tuhnis, kuna ta oli lühinägelik, siis oli ta nende virnade vahel. Ja seal juures olevat armastanud kogu aeg korrata Nekrassovi kuulsat luuletust, kellel on Venemaal hea elada. Kahjuks ilmselt tema tähelend Eesti poliitikas jäi natukene lühikeseks tänu tema ikka väga varasele surmale. Aga vaadates tema seda karjääri, mida see mees jõudis Eesti Vabariigi taasiseseisvumise ära teha, võinuks talle ennustada ja vaata, et veel tugevamat karjääri kui Pätsile või Tõnissonile või kellegile teisele. Linnavolikogu valimiste ettevalmistusi tehti eestlaste poolt võimalikult vaikselt, et sakslasi mitte enne tähtaegselt häirida. Kasutades oma ameteid käidi majamajalt läbi kõik Eesti omanikud ja kaupmehed, kellest saigi kaader valimisvõitluseks. Ebaõiglust oli elus kuhjaga. Näiteks sakste Toompea palleed ja suvilad olid sootuks maksuvabad, nende südalinna suurmajade maksud väikesed, samal ajal kui eeslinnade majad suurt maksukoormust kandsid. Tallinna linnavolikogu valimised peeti linna Pritsimajas 1904. aasta detsembris ja need kujunesid sakslastele tõeliseks šokiks. Eestlased said enamuse ja Eesti-Vene blokk koguni 41 kohta volikogu 60-st. Sakslastele jäi kõigest 18 saadiku kohta. Vaatamata siis paljude inimeste sellisele pessimistlikule ennustusele, et see matsikari, nagu öeldakse, ei suuda küll selle Tallinna linna juhtimisega hakkama saada, saadi hakkama väga hästi ja väga kedukalt. Ja see oli kindlasti üks koht, kus omandati kogemusi hilisemaks ka riigitasemel hakkama saamiseks. Nüüd see uus linnavolikogu ja tolleaegne linnavalitsus, kelle eesotsas oli siis linnapea Hyatsintov, mis oli jälle poliitiline niisugune kavalus, et mitte anda sakslastele võimalus kaevata Peterburi nii kaua ja nii palju, et Tallinna uut linnavalitsust nagu ei kinnitataks üldse keisrikojas, aga kui eestlased panevad ju riigitruult venelase linnapeaks, no siis see ju sobis, kuigi venelaste hääl oli seal väga vähe ja tollel hetkel hakati käsitlema linna üldse tervikuna. Tallinna esimesse eestlaste juhtimisel töötanud volikokku pääsesid niisiis Jaan Poska kõrval ka Konstantin Päts, Mihkel Pung, Otto Strandman, Jaan Teemant, kõik tuntud nimed Eesti poliitika ajaloost. Näkku tuli vaadata mitmetele tõsiasjadele, ennekõike linna kiirest elanike juurdevoolust tingitud ruumikitsikusele. Suurematest linnadest ainukene, kus olid kuni 80% korteritest olid ühetoalised, kas siis kööktoad või üks ainus tuba. See oli veel 30. aastatel ja kõik need majad, mis kerkisid, olid kõigis ühetoalised korterid ja elati ära. Mina olin näinud Pätsu-eelse aja linna 2 aasta eelarvet, aga see oli nii detailne ja tollal oli tegelikult Tallinniga põhiliselt eraomanduses. Võrreldes sellega, mis meie saime, kus kõik oli tegelikult linna või riigi omanduses, oli täiesti 2 eri maailma. Pätsu-eelne volikogu võis endale lubada, et iga linna pingi värvimine oli ka eelarves eraldi sees. Meie seda lubada ei saanud, sest ainuüksi autobussikoondise eelarve oli mahult ilmselt suurem kui Pätsu-eelse linnavalitsuse eelarve. 1906. aastast tõusis linnapeaks insener Voldemar Lender, kelle ehitusbüroos oli juba 1903. aastal valminud palju puitmajade projekte. Ehitustegevus hoogustus taas ja see kandus üha enam eeslinnadesse. Rajati ka 3 suurt laevatehast ja elanes tööliskasarmute ehitamine nende tehaste juurde.
aga ikkagi mõlkusid ka toonaste linnaisade peades suurejoonelised plaanid, millest tuntuim on konkursi korraldamine Tallinna kesklinna planeerimiseks. Juba esimese maailmasõja eel tehti Tallinnas väga väärikas rahvusvaheline konkurss Tallinna planeerimise huvides, kus võitis tuntud Soome arhitekt Elil Saarinen ja tema projektid on siiamaale veel sellised, et vaata ei imesta, kuidas 100 aastat tagasi nii oskuslikult osati Tallinna demograafilist arengut, Tallinna ehituslikku transpordialast arengut ette näha. Eestlased jõudsid suhteliselt kiiresti kaasaegsel linna mõistmisele, kui nad juba kuulutasid välja rahvusvahelise konkursi Suur-Tallinna projekti saamiseks, mille siis võitis Elil Saarinen ja seda plaani on väga huvitav vaadata selles mõttes, et see, mis tänase Tallinna palges on, kõik uued asjad olid seal põhimõtteliselt olemas. Minu jaoks oli omaette päris põnev vaadata seda, kuidas Tallinnas mõned aastad tagasi vaieldi selle üle, kas Tartu maantee läbimurd peaks tulema või ei peaks. Kui me mõtleme sellele, et seal oli kunagi Lenini puiestee, see Rävala puiestee, mis algas Agulist ja lõppes Agulis, päris korralik puiestee ja kuhugi ei viinud. See läbimurd oli juba, Saarinini ajal oli juba seal peal. Ja nüüd me võime ainult ennustada mitte seda, kas teiselt poolt otsast see tänav jõuab ka Tõnismäele, vaid millal see jõuab ja kui palju on inimesi, kes sellest möödapääsmatusest ei saa aru. Risti vastu Saarise linnaplaanidele tegi 1914. aastal linnavolinik Heinrich Bauer ettepaneku taastada vana Tallinna linnamüür kogu ulatuses, et siis saaks jälle selle schöne deutsche Rehvali. Hoopis omamoodi mõtted olid aga linna peaarhitektil Eugen Habermannil, kes ei suhtunud Tallinna vanadesse ehitustesse kui eestlaste pärandisse. Tema arvas, et kõige õigem on siit Viru väljakult tõmmata otse lai magistraal läbi Uue tänava, läbi Vene tänava, läbi Müürivahe tänava, otse Balti jaama. Õnneks ei läinud ei nii ega teisiti ja tänu sellele on meie linnas ka palju õdusust säilinud. Tallinnas on tegelikult väga palju selliseid kohti, mis sõltuvalt meeleolust meeldivad ükskord rohkem, teine kord vähem, aga see Katariina käik on vaieldamatult minu üks lemmikpaiku, sest siin on meie omapärast käsitööd ja kunsti ja siin on ka meeldivad kohad, kus sõpradega istuda. Kui me vaatame Tallinna vanalinna, siis see ehitusjoon, on see Viru tänaval, on see Laial tänaval, on see Pikal tänaval, on püsinud tõenäoliselt kusagil 600-700 aastat. Ja kui me mõtleme sellele, et eelmisel sajandil on Tallinnas vahetunud 10 riigivõimu, aga tänavalaius on ikka endine, siis põhimõtteliselt linnaga saavad tegeleda ainult igavikulise mõtteviisiga inimesed. Voldemar Lender ja Jaan Poska juhtisid Tallinnat kuni 1917. aastani, mil Vene valitsus kinnitas uue linnavalimise seaduse, mis andis valimisõiguse laiadele hulkadele. Esimest viiulit pääsesid mängima enamlased ja pahempoolsed. Esimest korda läks lahti volikogus poliitiline lehmakauplemine. Linnajuhiks sai Voldemar Vöölmann, kes juhtis linna ka sel tähtsal päeval, mil päästekomitee Konstantin Pätsi juhtimisel kuulutas välja Eesti Vabariigi. Volikogu protokoll 24. veebruarist 1918 kinnitab, et enamlaste Tallinnast põgenedes jäi Vöölmann linnale ustavaks. Volikogu moodustas Tallinna kaitsekomitee. Esimene Eesti Vabariigi ajal valitud Tallinna volikogu tuli kokku 1919. aasta 16. juunil. Linnapeaks sai insener Anton Uesson, kes hoidis seda ametit tervelt 14 pikka aastat ega jäänud kõrvale hiljemgi, kui niinimetatud Pätsu vaikeva ajastu saabudes määrati ülemlinnapea, kelleks sai kindral Jaan Soots. Päts sekkus linnakorraldusse ka sisuliselt. Päts oli pikka aega Tallinna linna juhtimisega seotud ja just nimelt tema niisugust tegevust Tallinna kommunaalpoliitikuna loetakse olulise tähtsusega perioodiks tema hilisema riigimehe tegutsemise tarbeks. Ja see põhimõte oli selline, et kui linn planeeris,
siis kinnistu omanikul oli 2 aasta jooksul õigus esitada ehitusprojekt, Pikalaenupanga garantii ja ehitusleping. Kui ta seda ei teinud, võõrandati kõik krundid Tallinna ehituskruntide fondi tarbeks ja sa võisid vaielda aastaid selle hinna üle, kuid seda elu ei pandud seisma ja müüdi sellele, kes need tingimused täitis. Ja tänu sellele üldse oli võimalik Vabaduse väljaku ümbruse, Pärnu maantee, Hariduse tänava, nende piirkondade välja ehitamine. Ja tegelikult ütleme otse ära, me vajaks praegu ka niisugust üsna ühemõttelist seadust. 1933. aasta 31. oktoobril võttis Riigikogu vastu omavalitsuste volikogude volituste pikendamise seadusega, millega olemasolevate linna alevi ja vallavolikogude volitusi pikendati kuni 1934. aasta 15. veebruarini. Vabadussõjalased said Tallinnas 46,1% häältest. 12. märtsil 1934 toimus Eestis sõjaväeline riigipööre ja valitsus kuulutas välja kaitseseisukorra. Vabadussõjalased kõrvaldati lisaks riigiasutustele ka kohaliku omavalitsuse volikogudest ja täitevorganitest. 1935. aasta 18. jaanuaril peeti Estonia kontsertsaalis Tallinna linnavolikogu pidulik koosolek eestluse võidule pääsemise 30. aastapäeva tähistamiseks, millest võttis osa 29 linnavolinikku. Seal valiti vabariigi president Konstantin Päts Tallinna esimeseks eestlasest aukodanikuks. Pühalikult tõotan ustavaks jääda Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale ning pühendada oma jõu Eesti Vabariigi ja Eesti rahva heaolu ja tuleviku kindlustamisele. Tallinnale olid iseloomulikud kõik tolleaegsed probleemid. Palju muret oli korteritesse elektrivoolu saamisega, eriti eeslinnades. Ja elekter jäigi kuni 40. aastani eeslinnadesse peaaegu tulemata. Toas oli see laes rippuv suur kupliga, ühel uhkem kui teisel. Oli ka neid, kellel seda võimalust ei olnud, sest sisustusest tuleb välja väga elavalt selle pere tavaelu. Tänu elavale ehitustegevusele pärast majanduskriisi lõppu 30. aastate teisel poolel muutus Tallinna nägu aasta-aastalt kaunimaks. Seni silma riivanud lobudikud andsid ruumi euroopalikele hoonetele ja laiadele sillutatud tänavatele. 1939. aastal, see on viimasel sõjaeelse Eesti Vabariigi aastal, pidas Tallinna linnavolikogu 13 koosolekut, millest võttis osa 27–39 linnavolinikku. Kokku otsustati 333 küsimust, neist paljud pikaajalise sihitusega. Viimaseks Tallinna linnavolikogu vabaks otsuseks kujunes 22. mail 1940 vastu võetud ja siseministri poolt 14. juunil kinnitatud Tallinna turgudel kauplemise sundmääruse muutmise määrus. Ametis oli Eesti esimese iseseisvusperioodi viimane linnapea Aleksander Tõnisson. Nõukogude okupatsioon algas 17.–18. juunil Punaarmee väeosade saabumisega. Samal ajal sisenes Balti punalaevastik Tallinna lahte. Pandi võimule kohalik nukuvalitsus. 25. juulil 1940. aastal andis peaminister vabariigi presidendi ülesannetes Johannes Vares dekreedina välja kõikide volikogude tegevuse lõpetamise seadusega, millega valitud esindajate tegevus lõpetati. Nii katkes demokraatliku kohaliku omavalitsuse süsteemi areng Tallinnas. Ka vahepealne Saksa okupatsioon sisuliselt ei taastanud demokraatlikku omavalitsust. Oli ju sõjaolukord. Sõda lõi Tallinnale raskeid haavu. Kõige suuremad purustused tekitati Nõukogude lennukite massiivse pommirünnakuga 1944. aasta 9. märtsi öösel, mis hävitas terveid tänavaid ja kvartale ka kesklinnas. Näitena kas või Harju tänav. Kokku hävis linna 13 000 elamust 6126, tuhanded teised muutusid elamiskõlbmatuks.
Tagasi jõudnud punavõim alustaski oma tekitatud rusude koristamisega, milleks kokku aetud rahval kulus üle 13 miljoni töötunni. Nii saadi puhtaks 85 hektarit linna südames. Nõukogude okupatsioon muutis omavalitsused töörahva saadikute nõukogudeks. 17. septembril 1945 otsustas EKPP Keskkomitee büroo nimetada Tallinna linna töörahva saadikute nõukogu täitevkomitee esimeheks Aleksander Hendriksoni. Koondume endid bolševikude partei ja nõukogude valitsuse ümber. Anname kõik oma jõu kodulinna taastamiseks ja arenemiseks. Teeme Tallinna üheks kaunimaks linnaks Nõukogude Liidus. Nõukogude ideoloogide kavatsuse järgi pidid linnad kogu impeeriumis omandama sarnase välimuse. Õnneks ei jõutud Tallinnasse stalinliku arhitektuuri vaimus neoklassikat eriti palju ehitada, kuni järjekordne diktaator Nikita Hruštšov selle ehitusstiili hullu kondiitri unenäoks ristis ja suuna odavale tööstuslikule elamuehitusele võttis. Selle esimeseks pääsukeseks Tallinnas sai Pelguranna elurajoon. Tehnika pluss kommunistlik töötempo, neil on otsustav sõna. Linna areng jätkus üle 50 aasta Nõukogude okupatsiooni tingimustes. Aastakümneid veeti Tallinnasse sisse võõrtööjõudu. Migratsioonipumbana töötasid eriti ehitusorganisatsioonid ja suured üleliidulised ettevõtted. Tekkisid suured paneelmajade rajoonid Mustamäe, Lasnamäe ja Õismäe, mida tänapäeval magalateks on hakatud nimetama. Linnavõimu teostasid kompartei poolt määratud nii-öelda parteisõdurid. Õnneliku juhusena sattus 1970. aastal sellele kohale hea insenerikogemusega Ivar Kallion, temagi loomulikult partei käsul. Linnapeaks valiti istungjärgul, mis siis ei kandnud volikogu nime, vaid siis oli ta linnanõukogu. Aga see struktuuris oli täiesti teistsugune see kui praegu, sest siis oli nõukogu esimees, oli ühtlase linna täitevkomitee esimees ja minul kellegagi ärbelda ja vaidelda ei tulnud, kui oli linnas tähtsaid otsuseid tarvis vastu võtta. Paraku on alati olnud lahus juba kiviajast alates see poliitiline otsustamine ja see täitevvõim. Et kui me mõtleme kiviaega, siis seal oli ju ka niimoodi, et šamaan oli see, kes võttis jumalatega ühendust ja ütles, kas see on jumalate tahtega kooskõlas, mida suguharu pealik tahab teha. Ja nõukogude ajal oli see šamaani koha peal ehk selle kas jumaliku või inimeste tahte väljendajaks oli ikkagi partei linnakomitee pleenum. Suure sotsiaalse ülesande lõpetamisele on ette nähtud kõikidest keldrikorteritest elanikud täielikult välja viia. Kahtlemata on Nõukogude ajast kõige kasulikum hetk linnale olnud 1980. aasta olümpiaregatiks valmistumine. Olgu selle asja poliitilise poolega kuidas tahes, linnale osati ikka raha küsida ja asjata ei pea Ivar Kallion seda oma elu tipphetkeks. Jah, ma loen seda oma elutööks, sest tõesti selle kaudu tuli Tallinnasse nii palju, mis muutis Tallinnast suurlinna, andis talle täiesti uue sellise infrastruktuuri, sest neid objekte, mida me praegu loeme, ilma milleta linn ei saaks funktsioneerida, neid ei oleks saanud tavalise plaanimajanduse korras teha, sest keegi poleks meile selliseid vahendeid andnud, sest ikkagi kui linna eelarve oli 55 miljonit aastas, aga sinna pidid mahtuma kõik kulutused ja kõik vajadused sisse, siis olümpiaobjektide maksumus ainuüksi oli 228 miljonit rubla. Veel 10 aastat elati Moskva taktikepi all, kuni Nõukogude Liidu lagunemine andis Eesti rahvale võimaluse uueks iseseisvuseks. Osalt oli see eestlaste endi visategevuse tagajärg. Tänu sellele osati hetke olukorda oma riikluseks pöörata.
Tallinna nüüdisaegne volikogu sündis 1989. aasta 10. detsembril toimunud peaaegu vabade valimiste tulemusena. Oluline oli valimisseaduse säte, mis arvestas vaid nende ringkondade tulemusi, kus hääletamas käis üle poole nimekirjadesse kantud valijatest. Oluline oli ka tõik, et interrindlased ei pooldanud valimisi ja teatasid, et neil pole ühist teed petturite ja poliitiliste sulidega. Vahetult enne 1989. aasta jõulupühi nimetati senine rahvasaadikute nõukogu ümber linnavolikoguks ja valiti esimeheks arst Andres Kork. Mina olin nagu selle rahvarinde nimekirja kandidaat, siis olid enamus Eesti elanikkonnast, kõik me olime rahvarindes, eks ju. Ja see läks suhteliselt lihtsalt. Kohe edasi hakkasime täpsustama linnapea valimise korda. See oli juba oluliselt keerulisem ja vaidlusi palju. Aga see pandi ikkagi ka esimesel istumisel paika. Aga istumine oli istumiseks, järgmine päev tuli nagu tööle hakata. Ja siis oli meil 2 väikest toakest linnavalitsuses, ma isegi mäleta, kas 3. või 4. korrusel. Seal olin siis mina nagu ainukene volikogu tegevisik, aseesimeest valitud veel ei olnud. Ja meile anti üks sekretär. Hiljem siis tuli juurde kantselei juhatajaks Mihkel Pilving. Algul aitas üks jurist. Me pidime majandussüsteemi osas minema täiesti uuele elukorraldusele, turumajandusele, mis 50 aasta jooksul oli juba päris hästi unustatud inimestel, rääkimata sellest, et tegelikkuses seda peaaegu ei eksisteerinud. Ja meie volikogu esimene koosseis alustas väikerastamisega ja mis ma loen ka üsna tähtsaks, on see, et me alustasime munitsipaliseerimisega, munitsipaalomandi loomisega Tallinnas. Esimene komisjon, mille me tegime, oli migratsioonikomisjon. Ja üks esimesi otsusi, mis me tegime, oli ühiselamutesse sissekirjutamise lõpetamine ja väljaspoolt Eestit Tallinnasse sissekirjutuste kinnipanek. Praegu tundub see võib-olla imelik, aga tollal tegelikult oli üks põhiprobleeme muulaste Eestisse sisse voolamine ja põhivoolamiskoht oli ju Tallinn. See oli väga karm aeg, vaene aeg ja ka talved olid tõepoolest külmemad, ka linnaküttega oli suuri probleeme ja ma meenutan näiteks seda aastat 92-93 hooaeg, kui sügisel sai lubatud, et kui me selle talve üle elame, siis paneme Toomkirikusse lühtri ja seda meil õnnestus ka 93 kevad rõõmsalt teha, sest me tõepoolest pidasime selle karmi talve vastu, kus kohati oli linnas kütusevaru mõneks päevaks ainult. Tuleb arvestada, et meie idanaaber väga hoolega jälgis ja kasutas võimalusi, et meie iseseisvusele kriips peale tõmmata. Sulev Määltsemehe järel jõudis Tallinna volikogu esimeheks Tiit Vähi, kes koheselt arvas uuest ametist nii. Kindlasti pakub ta palju võimalusi eneserealiseerimiseks, teha tööd koos volikoguga, selleks, et Tallinna linna kodanike, linna elanike probleeme lahendada. Tänu 1900. aastal Toomkiriku tornist pildistatud Tallinna vaadetele on võimalik näidata visuaalselt sajandi jooksul toimunud muutusi. Palju kordi on Tallinna linnajagusid ümber nimetatud ja erinevalt tähistatud. Sajand tagasi olid need märgitud Rooma numbritega. Nõukogude aeg andis meile Lenini, Kalinini, Oktoobri ja Mererajooni. Uus aeg valis alguses nimed ilmakaarte järgi, kuigi 10 volikogu liiget toetas ideed nimetada linnaosad kaardimastide järgi Risti, Poti, Äärtu ja Ruutu. Sinna see asi õnneks jäi. Poliitiline kultuur arenes, valimised muutusid üha enam erakondlikeks. Kuulumine Koonderakonda tõstis 1995. aastal volikogu esimeheks Koit Kaavistu. Vene aeg olin Siguli keskuse direktor ja siis ennem, kui nüüd Eesti iseseisvusaeg, siis olin ministri asetäitja tööstusalal. Tähendab, tööstusenergeetika ministris on siis Jaak Tamme asetäitja just tööstusalal. Nii et niisugused juhtimuskogemus oli, aga niisugune puhas poliitik ma ikkagi ei olnud. Selle volikogu perioodi
põhiülesandeks peab saama see, et Tallinna linn saab täieõiguslikuks sisuliselt ja ka vormilt Eesti Vabariigi pealinnaks. Linnaelu edendamiseks on hädasti vajalik ka rahastada suuri projekte. Üheks selliseks oli niinimetatud Tammsaare tee projekt ja selleks võeti julgelt välispankadelt laenu. Meil oli Tallinna linnal oli hea reiting, saime hea soodsa laenu ja selle laenu teenindusel polnud ka mingit raskust, see oli täiesti see raha niisugune suure objekti tegemiseks sai võetud rahvusvaheliselt turult ja see sai ka korralikult tagasi makstud, nii et niisugune õnnestunud eksperiment oli. Põnevaid hetki on eriti poliitikutele pakkunud seni iga 3 aasta järel peetud kohalike võimuorganite valimised ja sellele järgnevad heitlemised võtmekohtade pärast. Nii juhtus see näiteks 1996. aasta oktoobris, mil Priit Vilba jõudis volikogu esimehe toolil istuda vaid pool päeva. Me lähme ikka selle peale välja, et kui meil ikka korra juba usaldust avaldati, siis ma arvan, et ei oleks ju otstarbekas nüüd kuidagi moodi seda tõkestada. Lühiajaliseks jäi ka endise ja ka tulevase peaministri Mart Laari volikogu esimehe karjäär Tallinnas. Tundub, et volikogu paljudele liikmetele ja eriti ju paljudele ametnikele see väga selgeks, mida see hull teha kavatseb. Ma selle ametist suhteliselt kiiresti ka lahkuma pidin. Kuigi see aeg jäi tõesti väga lühikeseks, olen ma ise takkajärgi vaadates üsna rahul, et ma just niimoodi käitusin, nagu ma käitusin. Uuel Eesti ajal on Tallinna rahvaesindusel olnud volikogus 9 esimeest. Ainsa naisena nende hulgas reformierakondlane Maret Maripuu. Ei, mul on 25 sekundit veel, mis mul ära peab võita. Härra Venski. No mis ma pean kogu aeg võitama. Te ei pea minuga võitlema, mina palun, et te peate töökorra reeglitest kinni. Ei, ma teie rikkusite, te pani söötisi sisse, kui küll segati, ise tegite veel hoiatuse. Salvestada, kõik on salvestada, kontrollige teda. Te võtate kogu aeg minu aeg ära. Härra Venski, teie aeg on läbi. No ei ole, siin on kirjutatud aeg on läbi, aga aeg ei ole. Igal hoidal on oma mihklipäev. Mitte ainult Tallinna linna peal. Aitäh! Ega ühegi volikogu jaoks ei ole olemas ideaalset linnavalitsust ja vastupidi. Ikka tundub volikogule, et linnavalitsus püüab niimoodi tegutseda liiga iseseisvalt ja vastupidi linnavalitsusele võib tunduda, et volikogu ei anna talle vabasid käsi. Aga see on selline normaalne nurin mõlemalt poolt, mis võib-olla tuleb isegi asjale kasuks. 1999. aasta sügisel mängiti pärast järjekordseid kohalikke valimisi volikogu saalis võim kätte noorpoliitikule Rein Voogile. Üks hääl ja rahva tahe, kuidas need asjad kokku sobivad? Sobivad tegelikult väga hästi, sellepärast et siin saalis need 64 inimest olid rahva poolt valitud ja nemad siis tegid oma otsuse läbi nendega siis rahvas, kui natukene pateetiliselt võib öelda. Aeg-ajalt ajendab debatte linnavolikogus erakondade poliitiline vastasseis hoopis kõrgemas võimuorganis, Riigikogus. Minu ajal võib-olla oli ka probleemiks see, et kas nüüd vist pea pool volikogu liikmetest olid nagu Riigikogu liikmed, mis tähendas ka seda, et aeg-ajalt tulid Toompea probleemid alla linna kaasa, neljapäevahommikuselt istungilt Toompealt alla volikokku, ehk siis sõltumata sellest, mida siin volikogus arutati, jõuti üsna kiiresti ka Toompea küsimuste juurde, siis tuli nagu inimesi tagasi tõmmata päevakorrapunkti juurde. Toompea ja alllinna suhteid on läbi aastate olnud keerulised, siin võib kohe minna väga pikkades aastates tagasi, kuni selleni, kui toimus värava kinnipanek Toompea ja alllinna vahel. Ja küllap need suhted on veel päris pikalt keerulised. Nii kaua jäävad need suhted keeruliseks, kui ei ole ükskord läbi vaieldud, milline on riigi pealinna staatus. On täiesti selge, et Eesti riigis on Tallinna linn kogum, mida ei saa mõõta tavalise kohaliku omavalitsuse mõõdupuuga. Kuhugi kännu taha on jäänud selle fakti seadusandlik käsitlus.
kuni 1995. aastani, kui võeti vastu seadus, oli nii, et Eestis pretendeerisid paljud vallad, linnad pealinna staatusele. Sealhulgas siis oli Ruhnu saar ja veel mõned teised kohad, kus tehti vähem või rohkem ametlikke ettepanekuid, et nad võiksid tulevikus Eesti pealinna funktsioone täita. Ja Tallinna linnavolikogu tegi esimese jõulise otsuse siin 1994. aastal, kui me pöördusime tol ajal Vabariigi valitsuse poole ja tegime siis ettepaneku võtta vastu pealinna staatust sätestav seadus. Hiljem on Tallinn ilmutanud veel vähemalt paaril korral selgelt sellist jõulist initsiatiivi, aga nagu me hästi teame, ega sellest pole asja saanud. Ei, Tallinn ei peaks olema Harjumaa vald ja selle võimalus, et selle likvideerimiseks oleks mõnda aega juba olemas olnud, aga siin on üks aga. See oleks tähendanud Tallinnale maakonna staatuse andmist, mis oleks tähendanud mitte valitavat, vaid riigi poolt määratud linnapead. Selge on see, et kohalik omavalitsus ei suuda ainult omaenda rahakotiga täita pealinnale pantavaid funktsioone, mis on natukene rohkem kui ainult ühe tavalise linna või valla ülesande. Ma siiralt loodan, et kui mina olen kunagi taas Toompeal, ma püüan õppida sellest, mida ma olen praegu näinud. Et ei juhtuks mitte nii, nagu minu hea eelkäija ja väga kõva linnavolikogu esimehe Tiit Vähiga, kes volikogu esimehena saatis Toompeale volikogu otsuse, kus taheti seda sama pealinna seadust ja kui tuli sellele kirjale vastata, selleks oli Vähist saanud peaminister ja vastus ei olnud päris see, mida oodati alllinnas. On päris selge, et selle linna nägu ei ole kunagi eilse ilmega. Pole sajandit vajagi. Mida aga pidada muutuvas ajas Tallinna püsiväärtuseks? Millisena tahaksime teda näha? Ma arvan, et nii palju, kui on erinevaid inimesi, on erinevaid mõtteid, kuhu Tallinn peaks arenema. On neid, kes näevad Tallinnat finantskeskusena, on neid, kes turismile orienteerutud ja neid, kes näevad Tallinnat eelkõige kui muinasaja mälestusmärki. Siis mina vaataksin Tallinnat eelkõige kui arenevat linna ja sellest vaatenurgast, et kui 20 aasta pärast on minu poeg suur mees, et siis ta võib ütelda, et talle meeldib Tallinnas elada ja siis ma arvan, et need otsused, mis on Tallinnas tehtud, on õiged otsused. Tallinn on uhkete kodanike ilus linn, see on minu Tallinn. Päev, mil meie eest ei otsustanud enam Balti parunid ega Vene bürokraadid, koitis niisiis Tallinnas 1904. aastal vana Pritsimaja seinte vahel.